12. peatükk. Kes suri ristil? Eelmises peatükis vaatlesime, mida piibel ütleb meile Issanda Jeesuse Kristuse inimliku loomuse kohta. Mõtleme nüüd sõnavalguses küsimusele, mille ma esitasin peatüki alguses. Kes suri Golgata keskmisel ristil? See on väga oluline küsimus, sest kogu maailma päästmine sõltub selle isiku identiteedist. Rist on evangeeliumi imeline tipphetk. Paulus tahtis, et korintlased ei tunneks kedagi muud kui Jeesust Kristust, teda, kes on risti löödud. See oli ka Jeesuse enda sõnumi mõte, kui ta ilmutas oma identiteeti ja missiooni juutide ülemale Nikodeemosele, viidates pühakirjadele. Jeesus sõnas: ja nõnda, nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Johannese 3, 14 ja 15. See ülendatud madu oli Jumala poja kuju, kes oli taevast alla tulnud. Ta sai inimeseks, tõsteti üles ja naelutati ristile. Johannese 3.13, õpetussõnad 34. Jeesus jätkas salmiga, mida me kõik teame, Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Seda salmi peetakse evangeeliumi resümeeks. Kristlased kogu maailmas tsiteerivad ja kordavad seda, väites, et nad usuvad evangeeliumi. Kuid on šokeeriv, et enamik kristlasi tegelikult ei aktsepteeri täielikult selles salmis esitatud tõdesid. Nende sõnade esimene rõhuasetus on näidata meile Jumala armastust maailma vastu. Jeesus kasutas sõna nõnda, et kirjeldada seda armastuse suurust ja küllust, mida meie taevane Isa meie vastu üles näitas. Ja milline on selle armastuse suurus? See väljendub tõsiasjas, et Jumal andis oma poja, oma ainusündinud poja. Nõnda palju on Jumal meid armastanud. Kui paljud armastavad vanemad oleksid valmis andma oma elu selle asemel, et näha oma last kannatamas ja suremas? Jumal kannatas rängalt, ohverdades oma poja, kes oli tõesti osa Jumalast, sündinud Isast, nagu me nägime 7. peatükis. Jumala poeg oli Isale lähemal kui ükski muu olend kogu maailma kõiksuses. Üks vaimus ja ühel meelel. Ja ometi lasi Jumal tal maailma tulla. Ta lasi oma pojal loobuda oma jumalikust loomusest, saada inimeseks ning olla kiusatud, vaenatud, häbistatud, tõrjutud ja vihatud üle 30 aasta ning lõpuks kannatada kõige kohutavamat valu ja alandust piinarikkas ristisurmas. Ja see surm tähendas eraldatust Isast maailma pattude eest kuni 3. päevani, mil Jumal tema uuesti surnuist üles äratas. Jumal lasi oma ainusündinud pojal seda kõike kannatada, sest ta armastas sind ja mind nii palju. Kes andis kelle? Kristlased kogu maailmas tunnistavad, et jah, minu eest suri ristil Jumala poeg, kuid enamik kristlasi usub ka kolmainsusesse, mille kohaselt on Jumal 3 isikut, Isa, poeg ja püha vaim. Nad usuvad, et Isa on Jumal, poeg on Jumal ja püha vaim on Jumal ning et nad kõik on igavesed jumalad, kellel ei ole algust. Kuid need 3 on siiski üks Jumal, sest piibel ütleb, et Jumal on üks. Kui kolmainsusõpetus on tõene, siis ei saa Jeesus olla tõeline, sõnasõnaline Jumala poeg. Ta ei saanud olla tõeliselt Jumalast sündinud, sest ta on ise sama igavene Jumal nagu Isa. Me nägime juba 6. peatükis, et just seda õpetatakse kristluses, ka adventkirikus, et Jumala poeg on vaid nimi. See on pelgalt sümbol ja metafoor, mitte tegelikkus. Piibli tunnistus Jeesusest kui Jumala pojast on aga nii lihtne ja selge, et isegi laps saab sellest kergesti aru.
Teine võimalus on see müstiline õpetus, millest isegi õpetlased ise aru ei saa. Kui hästi sobivad siia Jeesuse sõnad? Mina tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa oled tarkade ja mõistlike eest selle pannud varjule ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, Isa, see on nõnda olnud sulle meelepärast. Kõik on mu isa mulle andnud ja ükski ei tunne, kes on poeg, kui vaid isa. Ja kes on isa, kui vaid poeg ja kellele iganes poeg tahab ilmutada. Luuka 10:21-22. Meie aja tarkade ja arukate õpetus leiab poolehoidu, kui nad ütlevad, et Jeesus ongi tegelikult Jumal ise, et ta ongi pigem kõikvõimas kui piibli Jumala poeg, isa ainusündinu. Evangeeliumi sisu valguses võimegi nüüd küsida, kui Jeesus ei ole tegelikult Jumala poeg, siis millise ohvri Jumal isa tõi? Kellele ta andis? Kas ta andis teise Jumala? Kas ta andis oma kolleegi? Mil moel näitab see siis isa armastust meie vastu? Kas see pole pigem egoism saata keegi teine enda asemel lahingusse, et oma nahka päästa? Kuigi evangeeliumi sisu räägib just nimelt Jumala armastusest, sest nõnda on Jumal armastanud, et andis oma ainusündinud poja. Kes andis kelle? Kas isa andis oma poja? Või andis püha vaim oma poja? Või andis poeg oma poja, kui nad kõik on üks Jumal? Kas jumalikud isikud ei oleks võinud neid rolle ükskõik kuidas jagada, kui Jumalal ei olnudki tegelikku poega? Aga kui me oleme valmis uskuma siiralt ja lapsemeelselt piibli lihtsat sõnumit, siis on täiesti selge, et Jumal on isa. Ta andis oma poja, sest tal oli poeg, keda anda. Ei saa olla nii, et poeg on Jumal, kes andis oma poja, ega saa ka püha vaim olla see Jumal. Evangeeliumi sisu keskmes on Jumala armastus meie vastu ja me peame mõistma, et see on just nimelt isa armastus. Ta on Jumal. Apostel Johannes, kes kirjutas Jeesuse sõnad oma evangeeliumi, mõistis ja väljendas neid oma kirjas enda sõnadega. 1. Johannese 4, 9-10 ja 14-15. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma õnnistegijaks. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Kas Jumala ainusündinud poeg suri? Kui selle maailma õpetatud usujuhid ei aktsepteeri seda Johannese ja kogu piibli antud tunnistust, jäävad Jeesuse surma kohta õhku kummalised vastuolud. Piibel ütleb, et Jumalal üksi on surematus, 1. Timoteose 6:16. Surematus tähendab, et ei ole võimalik surra. Ilmutusraamatus kirjeldatakse Jumalat korduvalt sõnadega, kes elab igavesest ajast igavesti. Ta ei saa mingil juhul surra. Ta on mina olen. Elav Jumal, kes on. Ta on ka kogu elu algallikas. Kogu elu tuleb isalt, nagu nägime 8. peatükis. Meie elu on tema elu hingus meis. Ka langenud ja langemata inglite elu on igavese Jumala elu. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Sest otse kui isal on elu iseeneses, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas eneses. Johannes 1, 3 ja peatükk 5, salm 26. Jumal on seega kogu elu allikas. Temal üksi on surematus. Ta ei saa loobuda oma jumalikkusest ja tühjendada ennast. Teda ei saa muuta surelikuks, tuginedes sellele, mida oleme piiblist õppinud Jumala kohta, kelles me kõik elame, liigume ja oleme,
võime järeldada, et kui Jumal sureks, lakkaks kõik olemast. Kõik elusolendid kaoksid ja maailma kõiksus lakkaks olemast, kui Jumal kaotaks oma jumalikkuse ja vaimu. Kuid üks kõige selgemaid ja tähtsamaid piibliõpetusi on, et Jeesus suri meie eest. Rooma 5:6-8. Sest Kristus on, kui me alles nõdrad olime, omal ajal surnud nende eest, kes alles olid jumalatud. Vaevalt ju keegi läheb surma õige eest, ehk mõni küll julgeks surra hea sõbra eest. Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Meil on kaks võimalust, kuidas mõista piiblitunnistust. Jumal ei saa surra, kuid Jeesus suri. See tähendab, et kui Jeesus on Jumal, siis ei saanud ta tegelikult surra. Või kui Jeesus suri, siis ei ole ta Jumal, kellel üksi on surematus. 1. Timoteuse 6:16. Kui me peame rangelt kinni kolmainsusõpetusest ning ütleme, et Jeesus on igas mõttes võrdne Jumalaga ja Isaga, siis ei saa me teha muud järeldust, kui et Jeesus tegelikult ei surnud. Sellisel juhul peavad kolmainsuslased oma usu toetuseks selgitusi välja mõtlema. Öeldakse, et Jeesuses ei surnud jumalikkus, vaid ainult tema inimlikkus. Öeldakse, et Jeesus võttis inimeseks saades üle ainult meie patusekeha, kuid ei saanud osa inimese patusest loomusest. Teisisõnu, ta oli Jumal inimese kehas, aga ta ei kehastunud inimeseks vaimus. Seega ei surnud selle õpetuse kohaselt Golgatal Jumala poeg, vaid surid ainult tema inimolemus ja inimkeha. Järgmine katoliku kiriku avaldus võtab hästi kokku, kuidas Jeesuse surma tuleks mõista kolmainsuse vaatenurgast. Surnud ei saa ennast ise üles äratada. Ta, see on Kristus, võis üles äratada ainult iseennast, kes ei olnud surnud. Kui tema keha oli surnud, siis äratas ta surnuist üles selle, mis oli surnud. Ta äratas üles iseenda, kes iseenesest oli elus, kuid kes oli surnud oma ülesäratatavas kehas. Nitsene ja postnitsene Vaters, see on Nikaia ja Nikaia järgsed isad, seeria 1, köide 6, lehekülg 656, St Augustine. Kui oleks tõsi, et surid ainult Jeesuse inimolemus ja keha, mitte tema jumalikkus, siis jääks meile vaid üks inimohver. Kuidas saab üks inimohver maailma lepitada ja võtta maailmalt tema patud? Kui Golgata ristil suri ainult Jeesuse inimolemus, siis kelle Jumal tegelikult ohverdas? Kui Jeesuse inimlikkus ei pärinenud Maarjast, nagu ka adventkirik õpetab, siis oli see lihtsalt miski, mille Jumal lõi Maarja üsasse 2000 aastat tagasi. Ja nüüd õpetatakse meile, et ainult see inimkeha suri ristil, samas kui Jeesuse jumalik ja surematu jumalikkus oli täiesti turvalises kohas ning elus. Peatu korraks ja mõtle, mis ohver see selline on. Esiteks, ühe inimelu ohverdamisest ei piisaks kõigi patuste inimeste lunastamiseks. Teiseks, mida ütleb selline ohver Jumala armastuse kohta? Ta lihtsalt lõi kellegi, kes maksaks patuhinna tema asemel. Kas selline õpetus ülistab Jumalat ning näitab tema armulikkust ja armastust meie vastu? Kindlasti mitte. See on hoopis otsene Jumala teotus ning Jumala ja tema ainusündinud poja laimamine. See ei näita mingit austust ega tänulikkust selle vastu, mida Jumal tegelikult tegi, kui ta saatis oma poja maailma ja lasi tal surra meie eest. Oleme selles raamatus juba näinud, et Rooma kiriku õpetused põhinevad kolmainsuse müsteeriumil, nagu nad ise ütlevad. Me nägime, kuidas õpetus hinge surematusest, spiritism toetub kindlalt kolmainsuse alusele, lahutades keha ja vaimu ning tehes Jumala vaimust iseseisva isiku. Nüüd näeme seda hinge surematuse põhimõtet täies hiilguses, kui seda seostatakse meie päästja Jeesuse Kristuse surmaga. Adventkirik lükkab õpetuse hinge taassünnist tagasi kui ebapiibelliku.
On mõeldamatu, et me oleme valmis seda isegi kaudselt aktsepteerima, kui kõne all on maailma kõiksuse kõige tähtsam surm. Kristus suri ja äratati üles. Piiblitõde on, et Jeesus, Jumala poeg, suri meie eest. Inimesena tundis ta Getsemani aias suurt ahastust, mõeldes oma eelseisvale surmale, mis tähendaks täielikku lahkumist oma isast. Ta palvetas verd higistades, et see karikas temast mööda läheks, kuid alistus siiski Jumala tahtele. Ja kui valusalt pidi isa südamesse lõikama, kui tema armastatud süütu poeg kogu maailma pattude raskuse all ägades hüüdis: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Olles täitnud ülesande, mille nimel ta loobus oma jumalikkusest ja tuli sureliku inimesena maailma, langetas Kristus pea ja andis oma elu. Jumala poeg langes surmaunne, teadmatusse pimedusse, kus ei ole tegusid ega mõtteid, teadmisi ega tarkust. Mitte midagi. Ta oli täielikult lahutatud oma isast ja samamoodi jäi isa ilma oma armsast pojast kuni 3. päevani, mil ta tema jälle üles äratas. Apostlite teod 3.15 ja peatükk 10.40. Piibli imeline tunnistus ütleb: Kristus on surnuist üles äratatud isa au läbi, sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnuist üles äratati, enam ei sure. Surm ei valitse enam tema üle. Rooma 6.4 ja 9. Kristus loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Rooma 4.25. Evangeeliumi rõõmusõnum on see: kui me usume Kristusesse ja kui me oleme koos temaga maetud ristimise läbi surma sisse, siis nõnda peame ka meie uues elus käima. Kui me ühes Kristusega oleme surnud, siis usume, et me ühes temaga saame ka elama. Rooma 6, 8 ja 4. Meie uus vaimne elu ja meie tulevane kirkus igavikulises elus põhineb Kristuse elul, surmal ja ülestõusmisel. Meie päästja ise ütleb: ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastut ajastuteni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ilmutuse 1.17-18. Nii nagu isa äratas pärast Jeesuse surma üles oma armastatud poja, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama. 1. Thessalonika 4.14. Kui me suigume surmaunne Kristuses, kuuleme veel kord meie päästja häält, kui ta kutsub oma alamaid ülestõusmisse ja ellu. Jeesus on jumalik olend, sest ta on Jumala poeg. Muidu ei oleks tema ohver olnud piisav. Ta ei saaks meie kirgastatud päästena juhtida meid oma vaimuga vagasse ellu ega olla meie igavene elu. Kristus on kõike seda, sest ta on Jumala poeg. Kuid piibel tõestab selgelt, et kõige vägevam, ainus tõeline Jumal, kellel üksi on surematus, on ka Kristuse Jumal ja isa. Meie üles tõusnud päästja nimetab isa oma Jumalaks kuni piibli viimase raamatuni, Johannese 20.17, ilmutuse 3.12. Jeesuse võimas kinnitus on: minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Johannese 5.17. Jumal ja tema ainusündinud poeg töötavad lakkamatult sinu ja minu päästmise nimel. Selles ilmnes meile Jumala armastus, et Jumal saatis oma ainusündinud poja maailma, et me elaksime tema kaudu. Ja Kristuse armastus meie vastu ilmnes selles, et ta andis oma elu enda sõprade eest. Me oleme Kristuse ja Jumala sõbrad, kui me jääme sellesse armastusse, mida tema meie vastu on näidanud. Johannese 15.9-17. Ja kui me jääme sellesse armastusse,
siis on meil elu Kristuses. 1. Korintuse 15:20-28. Aga nüüd on Kristus surnuist üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavvaiks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras, esimesena Kristus, selle järel Kristuse omad tema tulemises, siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja võimu. Sest tema peab valitsema, kuni ta on pannud kõik vaenlased tema jalge alla. Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm, sest ta on kõik alistanud tema jalge alla. Kui ta aga ütleb, et kõik on alistatud tema alla, siis on avalik, et ei ole alistatud see, kes kõik temale alistas. Aga kui kõik temale on alistatud, siis peab ka poeg ise alistatama sellele, kes kõik temale on alistanud, et Jumal oleks kõik kõigis. Kokkuvõte räägitust. Jumal näitas enda armastust, andes oma ainusündinud poja maailmale. Kristus näitas enda armastust sellega, et sai inimeseks ja loobus oma jumalikkusest. Kristus suri meie eest ristil, andis täiusliku ohvri, kandis meie patud ja kannatas lahusolekut oma Isast. Jumal äratas Kristuse surnust üles. Kristuse ülestõusmine on meie ülestõusmise alus ning ta äratab meid üles viimsel päeval. Taevane Isa on Kristuse ja meie Jumal. Kui kolmainsusõpetus on tõene, siis Jeesus on surematu Jumal. Jumal ei saanud anda meile oma poega, vaid andis Jumala teise isiku. Jeesus oli Jumal inimkujul. Jeesuse inimlikkus oli loodud, mitte päritud. Jeesuse jumalikkus ei surnud ristil, mis on spiritismi alus. Ristil ohverdati ainult inimkeha, mistõttu lepitus ei saa olla täielik. Jumala ja Kristuse armastusel inimkonna vastu ei ole alust. Lugeja poolt. Mida kujutab endast ülestõusmine viimsel päeval? Tehke see endale selgeks.